Tere kõigile, rõõm jälle kohtuda. Me oleme jõudnud jälle sellesse hetke, kus on vaja siis välja kuulutada Eesti õpetajate ja haridustehnoloogide lemmiktöövahendid eelmisest aastast, 2025. aastast. Ja tegelikult siis seda uuringut olen ma läbi viinud juba nüüd, see on siis 10. kord. Nii et väga põnev on näha, mis siis juhtunud on. Aga kõigepealt siis natuke endast ka, et mina olen Ingrid Maadvere, töötan Gustav Adolfi gümnaasiumis haridustehnoloogina ja olen ka Eesti Haridustehnoloogide Liidu liige, nii et üheks partneriks tänasel veebiseminaril ongi Eesti Haridustehnoloogide Liit, Gustav Adolfi gümnaasium ja ma olen ka tegelikult e-twinningu ekspert. Ja kuna e-twinning on ka üks selline programm, mis alati toob uuendust ja rõõmu õpetajate ellu, siis ka tänasel veebiseminaril on sellest natukene juttu. Aga nüüd siis meil on aega tund aega, teemasid on palju, nii et läheme teele ja soovitan teil siis ka kasutada chatti küsimuste puhul, kommentaaride puhul, ma chatti jälgin. Ja siis lõpuks te saate siis teada, millised töövahendid sellel aastal võitsid. Kõigepealt nüüd räägime natukene vastajatest ja vastajatega on selline huvitav lugu, et kui ma seda ankeeti hakkasin välja saatma detsembri alguses, tavaliselt läbi Facebooki see asi käib, siis ma mõtlesin, et issakene, et huvitav, et vastajaid nagu väga palju ei tulegi. Et lõpuks siis Jaana abil saime siis kokku 79 vastajat. Ja kui te vaatate eelmiseid aastaid, siis eelmistel aastatel on see ikkagi olnud, ütleme eelmisel aastal 155 ja siis seal 158, ja on läinud ka üle 200. Ja siis mõtlesin, et huvitav, et miks see nagu niimoodi on, et miks neid vastajaid vähem on. Et võib-olla me oleme nagu ühest ajastust väljumas, et kui kunagi oli nagu kõige põnevamad koolitused olid alati need, kus tutvustati erinevaid töövahendeid. Ja siis ma tean, et osad olid nagu võisid öid ja päevi veeta seal kusagil keskkondades ja katsetada ja ma ise olen seda teinud, et muudkui võtad jälle ühe vahendi ja teise vahendi ja vaatad, mis saab. Siis nüüd see maailm vist natuke hakkab muutuma. Ja kui me vaatame nüüd vastajate sellise profiili järgi, siis kõige rohkem oli meil üldharidusest vastajaid, siis kõrgharidusest ja näete ka alusharidus ja kutseharidus on oma sõna sekka öelnud, aga ma haridusastmete kaupa erisusi välja ei too. Ja enamik vastajaid olid siis õpetajad või õppejõud ja ka näete, väga suur osa haridustehnolooge andis siis oma panuse sellesse ankeeti. Ja esimene küsimus nüüd teile, me alati veebiseminaril teinud, et te saate olla nagu ennustajad, et aasta algas ja mis te arvate, mis on siis Eesti õpetajate haridustehnoloogide lemmiktöövahend, lähtudes siis nendest vastustest, mis mina sain, te võite chatti kirjutada, et kui teil niimoodi esimene keskkond või asi, mis teil meelde tuleb, siis pange see kirja ja siis te saate pärast lõpus öelda, et vau, mul oli õigus või ei olnud. No vaatan kohe, ma loen mõned ette, kuna chat ei jää meil veebiseminaril lõpus salvestusel näha, siis siin pakutakse ChatGPT-d, Canvat, GoPilotit, Notebook LM, Canva. Praegu selle järgi mina ütleks, et teie arvamus on, et võib võita Canva. Nonii, nanobanana, no vot, millised keskkonnad siin kõik mängu tulevad. Aga vaatame, praegu, et mitte seda siis üllatust ära rikkuda, siis ma üldse ei hakka praegu ütlema, et kellel siis oli õigus, et seda saate siis lõpus teada. Nii, tuli ka siia opiku variant veel. Aga tegelikult siis see ankeet oli üles ehitatud siis sellisel viisil, et need töövahendid olid pandud nagu kategooriatesse. Ja see kategooriatesse panemine tähendab siis seda, et te saite nagu valida, et kas selles kategoorias te kasutate mingisuguseid tööriistu või ei kasuta. Et mõned asjad võis siis ka valimata jätta. Ja need on siin tähestiku järjekorras praegu. Esimene ongi ajatelg. Ja ma panin siia kõrvale, näete, te tegelikult näete ka seda esimese ankeedi, mis seal oli siis 2016.
et milline keskkond siis 2016 oli kõigi õpetajate lemmik ja siis on ka seal näha, et et My History ja Dipiti ja nii edasi, et et need keskkonnad on juba, eks ole, kadunud, et see on muutunud. Aga see tõesti ei üllata, et ajatelgede puhul öeldi, et Canva on kõige parem selleks, kuigi ta ei ole ju selline tüüpiline ajatelje tegemise keskkond. Aga Canvas on tohutult palju selliseid valmis malle ja see nähtavasti õpetajaid kõnetab. Ja et kui mul on vaja ajatelge, ma lähen panen siis sinna, et otsin mingi malli ja lisan ise sisu. Aga rääkides nüüd siis näiteks ajatelgedest, siis võtame sellesama ChatGPT. Enne oli juttu natukene e-twinningust, et läksin siis ChatGPT-sse, ütlesin, et vot tee mulle ajatelg, kus on näha e-twinningu ajalugu. Ja tema kohe tegi kõigepealt mulle, pani need sündmused kõik niimoodi ritta. Ütles, see on nüüd siis see ajalugu. Ma ütlesin, väga tore, väga ilus ajalugu, midagi kontrollimata. Ütlesin ka, et tee ajateljest siis visuaal, et oleks nagu näha, kuidas see on. Ja kui peale vaatate, ilu on ikka väga palju, aga ma tean, Laura on ka täna siin ja Laura vaatas selle üle ja ütles, et vigu on ka ikka rohkem kui küll. Et see on üks selle tehisintellekti, eks ole, selline valu ja võlu, et kui me sealt neid asju üle ei kontrolli, ja Laura kirjutab ka kahjuks kubiseb vigadest, siis tegelikult ütleme, me loome pidevalt nagu sellist vähese väärtusega sisu, eks ole. Et meil on kiirelt vaja, tegime ära, enam-vähem on õige, paneme kuhugi üles ja nii see läheb, eks ole. Ja see on ka näiteks nüüd, me oleme ju koolis töötajad, ka õpilaste vaates niimoodi, eks ole, sain valmis, miks ei sobi, küllap sobib ja saadan ära. Nii et nende asjadega tegelikult see selline toimetamise töö, et kohati nagu see tehisintellekt on siis selline õpilane, kes toodab siis sellise mingisuguse vigadega töö ja siis teist saab nagu õpetaja, kes hakkab siis seda kõigepealt siluma ja vaatama. Aga et põhimõtteliselt tegelikult on võimalik teha ka nende juturobotitega ajatelgi, et seal tasub just teha nagu need etapid, et te kõigepealt ikkagi teete ta nagu kirjalikult valmis, et te saate nagu öelda, et muuda seda ja muuda teist, siis lasete selle visuaali teha ja visuaali puhul arvestage ka, et ta võib sinna ka veel väga palju igasugust jama panna, nii et see ei pruugi ka kuidagi õnnestuda. Teine kategooria oli animatsioon. Nüüd tasub ka vaadata seda vastajate arvu, et siin on nüüd siis 33 vastajat öelnud, et nemad teevad siis animatsiooni Canvaga. Eelmine kord me ka sellest rääkisime, et see Canvas on võimalik seda väga edukalt teha, aga on ka mainitud stop motionit ja animakerit ja iMovie, mis ju tegelikult on videotöötlusprogramm, aga animatsioonil on üsna lai mõiste ja siis tulevad edasi juba seal ABC ja Animate ja näete sellised väiksemad asjad. Ja kui te vaatate nüüd siia alla, siis mul nende diagrammide all on siis alati ka nimetatud veel mingid töövahendid ja vot need on need töövahendid, mis on saanud siis ühe hääle. See tähendab, et keegi kirjutas, aga ainult siis üks inimene ja siis ma teda sinna tulpdiagrammi ei lisanud, aga ma tean, et osade jaoks on nagu just maiusroaks on alati need, mis on siin all, sellepärast et sealt võib tulla ka mingisuguseid uusi asju. Ma arvan, et need, kes on siis kauem tegutsenud, et nende jaoks võib-olla siin all ka praegu nüüd väga palju uut ei ole. Aga võtsin korra selle Canva pildi ka panin teile siia, et tõesti, kui hakata nagu seda vaatama, siis seal on neid võimalusi väga palju, et ma saan väga mugavalt siis animeerida nii objekte kui ka neid, kuidas nad sisse ja välja tulevad, nii et seda saab käsitsi teha ja seda saab loomulikult ka siis tehisintellekti abil teha. Järgmine kategooria, audio ja audio all on mõeldud nüüd kõiki neid asju, kus ma siis saan ise näiteks siis luua seda audiofaili. Ja siin kunagi oli, ma tean, et koroona ajal oli nagu kõige populaarsem vahend oli see Vocaro, mille abil siis tehti tohutult neid audiosalvestusi, et õpilased lugesid midagi sisse ja siis saatsid lingi ja õpetaja sai kuulata, et näete, et see siiani tegelikult on seal lemmikuna. Ja teine selline ka, ütleme, aastaid läbi olnud populaarne programm, sest ta on ka vaba,
tasuta on Audacity või Audacity eesti keeles, mis on siis selline programm, et kui ta on mul arvutis olemas, siis ma saan väga mõnusalt salvestada heli. Et nende veebipõhiste asjadega on ikkagi ju alati ka see probleem, et kui midagi juhtub, kas minu internetiühendusega või selle keskkonnaga endaga, siis võib minu päris suur hulk päris toredat kraami kosmosesse lennata. Aga kui ma teen arvutiprogrammiga seda, siis oht on muidugi väiksem. Nii et Audacity on jah, siiani ikkagi pildis, nii et ma tean ka neid, kes on siis selles mõttes selle programmi fännid. Ja muide ka õpilaste hulgas, et ei ole sugugi niimoodi, et õpilased ei kasuta. Et kui ma olen rääkinud näiteks gümnaasiumi õpilastega, kes meil õppefilme teevad, siis ka need professionaalid mõnikord ütlevad, et algajale see Audacity on igati sobiv programm. Ja all nüüd siin on ka, näete, need üksikud mainimised ja vot Suno, ma arvan, et Suno ei ole teile ka tegelikult võõras. Et Suno puhul nüüd tegelikult on ju siis tegemist sellise keskkonnaga, mis loob ise laule ja mis on olnud päris populaarne. Ma siin teile täna ühtegi laulu ei hakanud looma, sest niikuinii te olete neid kuulnud. Aga seal ka on, mis on nagu huvitav, et kohati need laulud tunduvad sellist, ma ei taha kuulata, aga mida rohkem on nagu selle lauluga tööd tehtud. Ma tean, et mõni näiteks kirjutab sõnad valmis kusagil, kas või ChatGPT-s, aga ta töötab nad nii läbi, et nad on nagu head ja siis näeb ka vaeva selle muusikaga, et siis see on nagu päris hea. Ja Sunot on näiteks meil koolis ka kasutatud orkestreerimiseks, et kui on mingi näiteks koolilaul ja oleks vaja siis sellele nagu selline tõsiselt ilus orkestreering teha, siis Suno tasulise kontoga on see võimalik, nii et 1 kuuks ostate tasulise konto ja saate endale terve hulga laule ära orkestreerida. E-raamat. Kunagi oli tohutult populaarne, kõik tegid e-raamatuid, et õpilastega ka läbi erinevate projektide. Ma tean, et e-Twinningus on, ütleme, tohutult neid tehtud. Nii jälgin chati ka. Kristiina ütles, et Suno kohta veel, et sõnad tuleb valmis teha ning tasuline mudel teeb parema kvaliteediga. Nii et nii ta kipub olema, eks ole, kõigi keskkondadega. Aga e-raamat, kui te nüüd siin vaatate, siis ega siin nagu väga sellest enam me rääkida ei saagi. Et üksikud vastajad on öelnud, et nad kasutavad Book Creatorit või Story Jumperit või My Storybooki. Et kui palju me üldse enam nagu sellisel tavapärasel viisil kirjutame või siis nagu neid asju avaldame, et kas see sellisel viisil ühel hetkel üldse kaob ära, ei tea. Aga praegu ta nüüd ei ole selline kategooria, mida väga palju kasutatakse. Järgmine on meil siis ekraanisalvestus ja ekraanisalvestus on jällegi tegelikult õpetajate jaoks olnud selline vajalik tööriist, et kui ma tahan teha nagu endal mingeid materjale valmis. Ja seal kunagi 2016. aastal oli see Screencast-O-Matic kõige populaarsem, sellest on saanud ScreenPal, et nad on nime muutnud. Aga vaadake, siin tegelikult on nüüd esikohal Microsoft PowerPoint, et mis samamoodi võimaldab päris hea kvaliteediga ekraanisalvestust teha. Ja need teised keskkonnad, mis siin tulevad veel, on Screencastify ja OBS, mängurite lemmikkeskkond, Camtasia, tasuline ja nii edasi, et päris palju näete erinevaid, mis siin on nimetatud. Aga nüüd ega selle ekraanisalvestusega ka mina kasutan oma õppevideote tegemisel sellisel klassikalisel viisil ikkagi seda ka ScreenPalli või siis ka Camtasiat, aga siin ka tegelikult maailm muutub. Ja ma võtsin ühe sellise artikli, kus on siis kirjas, kus on tehtud siis selline väike nende erinevate siis tehisintellekti ekraanisalvestajate võrdlev tabel. Ja keegi on siis nagu nad läbi katsetanud, siin on alati muidugi väike selline reklaamiefekt ka, et tavaliselt ikka võidab see, eks ole, mida see keskkond reklaamib. Aga ma panin siia kõrvale, et mida see siis teeb või mida see tehisintellekt võib teha. Et Taimi joonistas meile siia juba ilusa õhupalli. Midagi ilusamat veel Taimi panna siia, mõne mõtte. Nii, ja tegelikult siin on kõrval siis need, mida siis nendes mainiti, et nendes keskkondades. See on see kõik, mis tuleb, eks ole. Et näiteks, et kui mina vanasti tegin ekraanisalvestust ja pidin ise tegema
töötluses seda Zoomi ühele poole ja Zoomi teisele poole ja sisse sõitma, siis nüüd näiteks need keskkonnad, osad suudavad siis ise ära avada, et ahah, kui mu hiir läks sinna, siis ta zoomib ise sisse, eks ole, hästi mugav. Või siis needsamad, et noh, mina ka siin täna mõne koha pealt ja teen mingi pausi, et ta juba korjab automaatselt need pausid ära ja need sellised parasiitsõnad või näiteks taustamüra, et noh, vanasti ma tean, kui me õpetasime ekraanisalvestuse või üldse salvestus, no kõige parem oli ikka kuskil teki all või spetsiaalses ruumis, eks ole. Nüüd me jõuame sinna, et noh, vahet ei ole, kus ma teen, see taustamüra juba eemaldatakse ära. Siis väga populaarseks on muutunud need virtuaalsed avatarid, kus siis kas pannakse enda pilt või ei panda üldse enda pilti, võetakse siis mingi selline tõesti AI poolt loodud avatar ja siis tema räägib kogu teksti ära, eks ole, nii et mitte nii, nagu mina täna räägin siin, vaid et mul oleks siis avatar. Siis need automaatsed subtiitrid, mida vanasti pidi käsitsi panema, oli hästi tüütu, eks ole. Ka näiteks audiovigade parandamine, et mõni keskkond juba suudab seda teha, et, et ta kloonib su hääle ja siis kusagil, kus sa ütlesid vale sõna, siis ta selle asendab ära. Taustade eemaldamised, kus on vaja ja ka kaja eemaldamised. Nii et näete, need keskkonnad, mis siin on, et noh, need juba suudavad neid asju teha ja tegelikult ma arvan, et me ei saagi varsti enam nagu eristada tehisintellekti keskkond või mitte tehisintellekti keskkond, et need võimalused tegelikult, eks ole, on varsti integreeritud igale poole. Nii et selle poole pealt on see nagu väga põnev maailm. Esitlused, noh, need on need tüüpilised, kui me kunagi võtsime, et PowerPoint on, eks ole, see esitluste ema ja isa, et esitluste puhul on osutusvõitjaks siis Canva ja vaadake, kui huvitav, et eelmisel aastal oli veel võitja Microsoft PowerPoint, siis tuli Google Slides ja siis tuli Canva. Ja nüüd on siis juhtunud niimoodi, et Canva on siit ette rebinud, aga need teised suured tegijad on tal kohe taga, eks ole, ja siis tulevad need väiksemad asjad, et noh, et väiksemad on ka, noh, neil on nagu oma selline vaatajaskond on alati olemas, et Geniali näiteks, noh, tohutult ka iga selliseid interaktiivseid ja lahedaid asju saab teha või siis Kuripood, kus on siis ka AI juba sisse ehitatud või Nearpood, kus saab kaasata õppijaid, oli jällegi hästi populaarne koroona ajal. Gamma puhtalt loob sul ise neid asju ära, nii et noh, neid on jälle nagu päris palju erinevaid ja kui me võtame nüüd siis selle Canva, noh, mis siis nagu võitis, eks ole, siis kui ma nüüd proovisin paar päeva siin tagasi, et tegelikult Canval on olemas ju selline siis võimekus luua siis noh, ütleme tehisintellekti abil ka kõik nagu valmis. Ja siin oli siis näide, et ma ütlesin talle, et loo mulle siis esitlus Eesti rahvussümbolitest, siis ma pidin stiili ära valima, ütlesin, et tee veel see eesti keeles ja ta kõigepealt lõi mul selle sisu ja siis ta lõi mulle veel slaidid ja siis ta tõstis need mul sinna Canvasse ümber, et ma saan nagu hakata neid siis nagu töötlema, eks ole. Et ma olen juba näinud päris palju esitlusi, kus ma tajun, et selle esitluse tegija on tegelikult tehisintellekt. Ja kui ma ei taju selle taga enam inimest, siis teate, ei taha enam väga vaadata. Et ma ei tea, kuidas teiega on tekkinud, et kuigi see visuaal on nagu nii palju lahedam ja kõik see on nii palju lahedam, siis kuidagi mingid asjad, et midagi ta nagu korjab ära, nii et et näiteks, et see mingi selline isikupära, mis meil nagu kõigil ju on ka oma esitlusi tehes, kipub nagu ära kaduma. Nii et mina mõtlen nagu alati seda, et kui ma esimesena lähen nagu ütleme, et mul on vaja teha mingisugune esitlus, noh näiteks tänaseks, ja ma lähen tehisintellekti ja ütlen, et vot mul on nüüd selline asi vaja teha, et ole hea, anna mulle nõu, et mida ma võiksin veel juurde rääkida, siis et kuidas ma siis seda omaenda aju edasi arendan, eks ole. Me räägime hästi palju õpilaste vaatest, et nemad ei tohiks, aga tegelikult ega ka meie ei peaks ju oma aju veel kokku pakkima, et me peaks endale ka andma selle võimaluse ikkagi nagu mõelda, et mida me seal siis päriselt näidata tahame. Ja kõige hullemad on muidugi need esitlused, kus on nagu päriselt tajuda, et selle taga on lihtsalt ainult, et ongi chat GPT-ga tehtud ja siis need vormistused ja kõik on seal näha. Nii
et mul on tunne, et me peaks mingil hetkel nagu hakkama esitluse sinna algusesse panema, et noh, kes on autor ja siis me lisame juurde, et ma ei ole kasutanud tehisintellekti näiteks, eks ole, siin, et ta võib-olla ühel hetkel hakkab nagu andma sellist erilist väärtust sellele maailmale, minu loomingule. Nii, joonistamine. Noh, joonistamine vanasti oli ikka tohutult populaarne, olid lausa siis arvutijoonistuse võistlused ja Paint on siin läbi aegade, näete, aastast 2016 Paint ruulib kogu aeg, teda kasutatakse. Mina olen alati olnud imestunud, me oleme isegi haridustehnoloogidega teinud nagu sellist kampaaniat, et nagu rohkem promoda teisi programme, et miks kogu aeg Paint ja ei aidanud see ka, kunagi tegin veebiseminarid lausa, et võtame mingi muu, et Paint on ka praegu, näete, eks ole, seal esikohal, aga nüüd juba ma arvan, et nende selline eraldi joonistusprogrammide aeg võib-olla hakkab ka läbi saama, et sellised fännid veel nagu joonistavad ja enamik võib-olla laseb siis jälle AI-l ära joonistada. Näete, kõik need ülejäänud on siin juba väikselt mainitud, eks ole, siin Inkscape, mis on vektorgraafika ja ABC ja Paint ja GIMP ja ArtRage, et need on, mõned on päris sellised vanad PaintNet, et mida me juba ammu teame, eks ole, aga et kuidas selle joonistamisega, kui sellega tulevikus läheb, no vaatame. Nüüd me jõuame sellise kategooria juurde nagu koduleht. Ja kodulehte on õpetajad ikka teinud, et oma materjale seal jagada. Ja kui kunagi oli siis näiteks Weebly oli tohutult populaarne ja siis tuli WordPress, eks ole, kuhu hakati kõike panema, siis Google Sites on praegu minu meelest teinud nagu sellised arengud, et Google Sitesist on saanud praegu siis väga paljude õpetajate lemmik. Et ta võimaldab väga lihtsalt ja mõnusalt neid õppematerjale jagada, teha seda, mis on seal veel hea, et ma saan selle teha ka, eks ole, kinni panna vajadusel, et näevad näiteks ainult minu klassid ja nii edasi, nii et nad on nagu, kui kunagi oli see Google Sites üsna ebamugav, siis nüüd ta seda enam ei ole. Teisel kohal WordPress, siis on Weebly veel ja Blogger ja siis on üksikuna mainitud ka Wix, Joomla, Voog, SharePoint Sheet ja nüüd Kristiina ütleb, et Canvas on ka tegelikult päris palju malle hariduslikeks veebilehtedeks. Jah, on küll, et tõesti, ka seal on võimalik endale juba veebileht üles ehitada, nii et pärast ma teile kusjuures näitan ka veel seal paari asja. Nii, aga ma mõtlesin, ma näitan teile ära ka, et ühe sellise veebilehe, mis on nüüd Google Sites'is tehtud ja kus siis tegelikult see on nüüd selline katseleht, et see mõnes mõttes nagu siis näitab selliseid asju, mida me tegime inglise keele nädalal, aga kõik need asjad on tegelikult loodud siis tehisintellekti abil. Ja näiteks siinsamas on siis üks selline tore lohistamismäng, eks ole, et ma saan siin võtta sõnast kinni ja lohistada ta kuhugi siis kasti ära, eks ole, et mingisugune moodustamised ja kasutamised, kontrollida ära. Siis on siin sellised Londoni kohta väike selline quiz tehtud õpilastele, kus siis eesmärk oli, et me ei kasutagi pilte, vaid me kasutame kirjeldust ja õpilane peab mingi sümboli ära tundma. Või siis kuna meil on ka Kotsepuu maja, siis selle kohta ka näiteks siis Kotsepuu maja sõnavara kohta selline, et ma saan veel, kui ei tea, siis lasen endale hinti näidata, eks ole. Ja kui ma siis nagu ära märgin, siis ma saan ka siis kohe selle õige vastuse. Ja kusjuures, mis on alati nagu hea, et tavaliselt, kui näiteks ole neid mänge ja kõiki asju teha, siis ju juhtub niimoodi, et ma ei viitsi kirjutada neid valede vastuste puhul neid kommentaare ja kõike, aga siin tehisintellekti abil nagu see tegelikult ei ole üldse raske, nii et on seda palju lihtsam teha. Nii et ma saan õpetajana siis ehitada sellise õppematerjalide lehe ja ma tean, et minul koolis on päris paljud õpetajad sinna seda teed juba läinud, et nad on endale siis mingisuguse sellise materjali rajanud. Ma näitan teile pärast ka, kuidas seda teha, et ma arvan, et mõnel kindlasti tekkis kohe huvi. Nüüd siis kontoritarkvara osas. Kontoritarkvara on siis tavaliselt see, mis me ütleme Word, PowerPoint ja Excel, eks ole. Ja siin on siis niimoodi, et tegelikult Google Drive,
on kogu aeg nagu ruulib või on ülevalpool, aga mina ütleks, et tegelikult ega see Microsoft on täpselt seal samamoodi, et nad on üsna võrdväärsed või kohati Microsoft võib seal isegi eespool olla, sellepärast et Microsoft lihtsalt oma toodete külluses on tekitanud olukorra, et Microsoft Office 365 või Microsoft Office või OneDrive, et me räägime ikkagi kõik ühest asjast, eks ole. Et siis kuna seal kasutajad nagu jagunevad niimoodi ära, siis tulevad need erinevad arvud, aga ega tegelikult seda on ka teada, et Microsoft on öelnud, et ka nemad tahavad kolida pilve, nii nagu on Google ja see tähendab siis seda, et tulevikus ka enam ei ole sul niimoodi, et on arvutisse alla laetud PowerPoint ja Excel, vaid et sa teedki kõike seda pilves, nii et seda on juba näha, et osadel need on need kontod sellisel viisil on. Ja siis Comics, jälle selline hästi tore asi, mida õpilastele meeldib teha ja mis õppetöös minu meelest päris tihti kasutades nagu näitab, kuidas õpilased päriselt asjast on aru saanud. Ja muidugi ei ole üllatus, eks ole, et Canva siin juhib, sest Canvas on ka Comicsi malle on üsna palju ja siis on edasi tulevad sellised väiksemad tegijad juba, et kus on siis saab ka teha neid erinevaid siis koomikseid, aga ma avastasin isegi, vaatasin natukene ringi ja ma ei tea, kui palju teie kasutate sellist keskkonda nagu Quillbot. Et Quillbot on siis tegelikult need, kes õpivad keelt, need kasutavad seda päris palju, et ma olen ka omal inglise keele tundides seda õpilastega kasutanud, et ta võimaldab grammatikat kontrollida ja nii edasi. Aga ma olen korra esitlusest välja ja näitan teile ka, aga tegelikult, et kui te seal Quillbotis olete, siis on ka tal tegelikult päris palju, näete, AI töövahendeid. Et näete AI tool, eks ole, et saad siit võtta või siis pilditöövahendeid, et näete, tal on ka see pildigeneraator olemas täiesti siin ja ma saan ka talle öelda, et näiteks loo koomiks. Oih, nii. Läks korra refreshi, loo koomiks haridustehnoloogidest. Ma ei hakka praegu midagi pikalt kirjutama ja siis panen generate ja siis ta teeb mul selle ära, et ma saan siis seda vaadata. Et päris hea töövahend, et keeleõpetajatele ma arvan eriti oluline, aga miks mitte ka teistele. Ja näete nüüd, mis ta siis teeb. Kusjuures see tekst on muidugi niimoodi, et see nüüd ei ole üheski keeles, eks ole, näete, mis ta siia paneb. Et mida sellisem, see on jälle see hea AI näide, et mida suvalisem see minu siis see prompt on, siis seda hullem see asi tuleb, eks ole. Aga et ka sellised keskkonnad võivad pakkuda väga erinevaid töövahendeid. Küsitlused, testid, pollid ja nendega on nüüd niimoodi, et tegelikult siis Google Forms on siin kogu aeg olnud juhtiv ja te näete ka, et neid kasutajaid on ka päris palju. Mentimeeter Eesti õpetajatele väga meeldib, kuigi seal on ka tasuta, on piiratud see asi. Microsoft Forms, siis Answer Garden, jälle tore vana vahend ja siis läheb juba Google App ja Moodle ja Doodle ja Wiser.me ja nii edasi. Nii et vahendeid tohutult ja näete, kui palju on neid siin all, neid üksikuid vahendeid veel, eks ole. Et siin veel lisandub veel juurde neid asju. Aga ma tahtsin teile näidata, et tegelikult küsitluste puhul, et eriti kui me räägime tehisintellektist, et võib-olla tasub koolis ka aeg-ajalt küsida. Ja meie tegime detsembrikuuses siis oma õpilaste hulgas ühe uuringu, kus me küsisime nende käest, et kas nad on kasutanud tehisintellekti ja mis töövahendeid ja nii edasi. Et saime siis 388 vastajat sinna. Ja nüüd üks näide, näiteks seesama, et millest hästi palju räägitakse, et kas tehisintellekti on kasutatud akadeemiliseks petturluseks. Ja vot siin on nüüd ka kooliastmete kaupa see asi, eks ole, näha, et mida vanemad on õpilased, seda rohkem nad on kasutanud, et näete, nooremad 69% ütleb, et ei ole kasutanud. Ja siis ka need põhjendused, et miks nad kasutavad, et see on lihtsalt tööriist või see õppeaine ei ole oluline, on näete siis nende suurematel õpilastel või polegi vaja pähe õppida. Ja ma panin siia kõrvale ka ühe teise uuringu lingi, mida siis 2023. aastal Junior Achievement USA-s tegi, et 13–17 aastaste õpilastega, nii et natukene võrrelda, et alati, kui te mingisuguseid uuringuid teete, siis hästi huvitav on vaadata veel, et mida kõrval on nagu tehtud või mida seal on nähtud.
Nii et teil tasuks ka oma koolis mõni küsitlus kindlasti läbi viia või siis oma klassis, et te suudaksite näha, mis olukorras see praeguse näiteks tehisintellekti kasutamine. Nii, mängud. Kahoot endiselt juhib ja teisel kohal Learning Apps, mille puhul jälle me oleme alati öelnud, et Learning Apps on nagu surnuaed, et nad ju ei uuenda midagi, nad isegi kirjutavad oma tingimustes, et nad ei vastuta mitte millegi eest, aga seal saab ikkagi luua. Ja nii nagu ma teile ütlesin, et tegelikult Gemini abil on võimalik ka kõiki neid mänge luua, mis Learning Appsis. Siis on Wayground, mis oli enne Quizis jälle ääretult populaarne Eesti õpetajate seas. Seal on ka nüüd piirangud peal, keeleõppes Quizlet, Wordwall jällegi tuleb maksta ja muidugi H5P, mida palju kasutatakse. Ja siis lõpus jälle tulevad, näete veel need erinevad vahendid. Aga tegelikult saab ka neid mänge luua puhtalt siis selles samas Canvas. Ja ma panen nüüd teile siia ühe lingi, et te saate vaata, võib-olla te muidu juba hakkab uni peale tulema. Panen chati ühe lingi, et kus te saate siis proovida. See on siis mäng, mis ma seal siis programmeerisin ja põhimõtteliselt on siis täishäälikute püüdja, nii et ma vajutan alusta mängu ja siis ma pean siis hakkama püüdma kinni, kui seal on, näete, mul on siin korv ja siis ma pean liikuma ja siis ma saan, näete, sain kätte. Aga selle mängu loomise puhul on Canva puhul siis niimoodi, et kui teil on see koolikonto, mis on siis nagu tasuline konto ja kui ma võtan Canva AI, see töötab õpetajate puhul, siis siia tegelikult see programmeerimine käibki niimoodi, et loo mulle näiteks siis, eks ole, mingisugune ja nüüd ma ütlen, mis tüüpi mängu ma tahan, eks ole, loo mulle näiteks ristsõna koduloomadest. Ja ega ma palju seda sisu rohkem ei pea panema ja siis ta avab mul ka sellise akna, kus ta nagu hakkab mulle mõtlema ja me oleme seda proovinud ka näiteks keemiaõpetajatega teha ja erinevate õpetajatega, nii et nii, ma ei hakka siia aega palju kulutama, aga kellel on see Canva tasuline konto, et nemad saavad seda siit edasi proovida, et ma praegu, nüüd ta küsib, et mis activity't ma tahan teha, eks ole, et ta tahab minuga kohe siin nii generate edasi minna. Ja siis näete, see võtab alati sellised asjad, kus nagu ta hakkab ise programmeerima, see tegelikult võtab aega. Nii et te peate endale nagu seda andma ja siis teie saate nagu rahulikult oodata. Ma lasen tal siin luua, lähen vahepeal esitluse juurde tagasi. Et siin on siis näha, et mis aken sealt lahti tuleb ja kuidas see kood siis välja näeb ja kuidas see disain tuleb. Ja nii nagu oli juttu, et Canvas saab ka nagu veebilehe, ma saan selle avaldada siis veebileheni. Ja teine asi, mis on kuldvillak, mis on ka nagu mäng, aga kuna ta on nagu koolis kasutamisel hästi populaarne, sest see õpilaste aktiveerimine on nagu väga mõnus, siis siin on see Jeopardy Labs olnud kogu aeg nagu juhtival kohal. Aga tegelikult ühel hetkel mina nagu ei viitsinud seda kuldvillakut teha. Ja siis on niimoodi, et siin on nüüd näha kuldvillak, mille siis tegi mulle Gemini. Ja kui ma lähen nüüd Gemini peale ja siin Geminis on ju ka olemas selline osa nagu Canvas ja ütlen, et loo mulle kuldvillak näiteks aastaaegade kohta, siis tegelikult ega ma rohkem ei pea talle mitte midagi ette ütlema, vaid nüüd ta hakkab mul tööle. Nii et näete, aken kohe automaatselt muutub. See tähendab, et siin on siis see kood on näha, siin vasakul pool saan mina siis vajadusel talle siis veel nõu anda, öelda, et midagi on hästi või midagi halvasti. Läheme vahepeal vaatame, mis Canva on valmis saanud. Nii, tema nüüd midagi mul siin tegi. Kas siin sai mul nüüd siis selle asja valmis, no vot sellise asja tegi mul siin nüüd. No vot aeg-ajalt nad teevad muidugi midagi võib-olla sellist kohe, mida te ei taha, aga nende tehisintellekti tööriistade puhul te peaksite alati siis no vot, kus mul siin pidi ristsõna tegema, aga tegi nüüd siukse peene asja, et siis ma peaks nullist alustama, et ma ei kirjelda. Näete, aga siin on aastaaegade kuldvillak on valmis. Küsimused on ka valmis, näete. Nüüd, kui ma tahaksin, et anda veel punkte siin vale või õige vastus, et mitu meeskonda, see on praegu ühe meeskonna mäng, eks. Ja nüüd on põhimõtteliselt, mul on mäng valmis, ma võiks sellega tundi minna. Ja nüüd, kuidas ma ta siis veebilehele saan?
ma võtangi siit selle jaga, kopeeri sisu ja nüüd lähen siia samasse Google Sitesi, mis mul siin siis oli. Ja kui ma siis selle Sitesi puhul võtame nüüd niimoodi, et ma saaks seda toimetada. Ma lähen siit korra välja. Ja ma tahan lihtsalt teile näidata, kuivõrd lihtne seda on siis panna, et ma kopeerisin ära koodi. Vahetan ära endal korra siit siis konto. Ja jõuan ilusti siis oma, kusjuures te ei pea üldse muretsema, mul on tegelikult selle kohta juhend ka olemas. Nii, ja nüüd võtan siis selle oma Sitesi seesama, mis mul oli, English Week, no paneme siia ühe lehekülje juurde, võtan pluss, nii see, nii, lehekülg juurde, uus, nii, valmis. Ja nüüd siin sisestus käib siis selle kaudu, et ma lähen, võtan siis selle manusta ja nüüd mul on vaja see kood siia manustada. Ja kuna nad on nagu omavahel seotud, sest et see Gemini on ju ka Google'i toode, siis ma saan ta ilusti endal siia veebilehele panna, näete olemas, hopp, sisesta, avaldan ära ja ongi minu kuldvillak tehtud. Kõik korras, nii et ja neid, ma pean lihtsalt talle ütlema, et mis mängu ma tahan, siit ma veel lohistan suuremaks ja siis on avalda. Nii et niivõrd lihtsalt saab seda teha. Ja Kristiina siin veel kommenteerib, et Activities on ainult õpetajatele õppematerjalide loomiseks, eks ole, mängude AI kodeerida on teisest nupust. Nii et näete, siin on väga hästi, te mõtlete neile asjadele veel kaasa ja räägite, mida te veel juurde teate, siis me õpime rohkem. Nii et vaadake, kuldvillak, mis varem sai siis seal väga kaua selle tegemine võttis aega, siis nüüd on 1, 2, 3 ja see asi on meil valmis. Edasi on mõttekaart. Mõttekaart on nüüd need igasugused sellised ideekaardid ja muud. Ja siin on siis tegelikult jällegi Canva, mis tegelikult ei ole ju klassikaliselt mõttekaardi tarkvara. Siis on MindMeister, Bubbleus, Miro, Google ja nii edasi. Aga tegelikult selle mõttekaardi puhul on nüüd sama, et võt siin ma tahaks väga teile näiteks ikkagi soovitada ka sellist keskkonda nagu Notebook LM, mis on nüüd muutunud hariduses nagu tohutult populaarseks. Ja mul on siin üks Notebook LM on lahti ka, kus on siis näha, et mul on siis materjal ja mul on loodud siis selle põhjal on loodud siis seesama siis mõttekaart ja õpilasel on selle abil nagu ülihea õppida. Ta lihtsalt võtab selle siit lahti, hopp, ja vaatab. Väga ilus, eks ole, ja läheb siit edasi jälle rõõmsalt, nii et paneb kinni, meenutab ja jälle vaatab. Ja see luuakse siis automaatselt, et selliseid mõttekaarte, mida automaatselt luuakse, et neid tuleb siis aina rohkem. Pilditöötlus. Kusagilt on vaja võtta mingisugune taust ära, kedagi on vaja juurde panna ja nii edasi. Miks see meid ei üllata? Canva, kuulge, äkki teil on õigus. Äkki ongi Canva õpetajate lemmiktöövahend. 43 siis kasutab pilditöötlusel, aga näete, siin on ka väga palju erinevaid vahendeid. Google Photos ja Paint ja Photoshop ja nii edasi, et tihti ongi nii, et mida me oleme harjunud kasutama, seda me ka kasutame. Aga kas te näete, et on inimesi, kes kasutavad ka ChatGPT-d fototöötluseks, mis on täiesti okei. Ma laen oma pildi üles ja ütlen, et ole hea, võta mul peast ära see suur pall näiteks, eks ole, ja ta teeb selle ära, nii et neid pilditöötluse keskkondi on tohutult. Ristsõnad. Ristsõnade puhul on nüüd ka keskkondi päris palju. Crossword Labs on olnud ka, näete, päris pikalt kõige populaarsem siiamaani. Siin aga ka Puzzle Maker, Learning Apps ja nii edasi. Ja siis ma ei tea, kas te olete pannud tähele, et päris paljudel on siia alla kirjutatud digiklass.ee. Et mis asi see on, et üks vastaja ja ma tean täpselt, kes see vastaja oli. See oli Mikko Aad, kes siis on loonud spetsiaalselt sellise keskkonna, mille abil, ma kopeerin kohe ära, et ma saaks teile näidata, kuidas see toimib. Nii, võtame siit selle osa ära, mille abil on võimalik nüüd teha kõike. See on natuke nagu see Classroom Screeni tüüpi asi, et nii digiklass.ee, kus mul on tohutul hulgal erinevaid tööriistu ja mõnes mõttes ka Miku puhul nagu ühe mehe firma. Ja kui ma võtan siit, näete, tal on uued asjad tulevad kogu aeg ja kui ma võtan genereeri ristsõna, nii, ma tegin selle valmis, et aega kokku hoida, nii koosta ristsõna
Ja näete, nüüd ta ütleb, et jänes jäi välja, aga põhimõtteliselt see ristsõna on mul olemas ja ma prindin ainult välja. Nii et soovitan väga ka siin Miku lehele pilk peale visata, et digiklass.ee, siin on tohutult erinevaid asju, et neid tuleb katsetada. Siin võiks Mikk ühel hetkel lausa tutvustada, mida ta kõike teinud on, sest see on minu meelest tohutult põnev. Siis sõnapilved, see on see, kus siis see sõna on kõige suuremalt, mida on kõige rohkem. Mentimeeter ja täiesti kasutatakse väga palju ka konverentsidelt, et on näha, et milline on kõige suurem sõna. WordArt, millega saab selliseid ilusaid pilte teha ja WordCloud ja Answergarden ja näete digiklassi all ka. Nii et jälle päris palju erinevaid vahendeid, aga Mentimeeter on nüüd jäänud praegu juhtima. Tahvli puhul, see on siis selline tahvel, kuhu ma saan midagi panna, siis Padlet ka. Huvitav, et keegi ei maininud Padletit, et Padlet võiks olla nagu selline kõige populaarsem töövahend, sest Padlet on ka õpetajate lemmik, aga seal on paraku need tasulised ja tasuta piirangud peal, eks ole, et 3 Padletit saab teha tasuta kontoga. Ja Classroom Screen on ka siis analoogne õpetaja tööriist nüüd nagu Mikk on teinud. No vot, Merle juba kirjutab, et digiklassi, et võiks tutvustada, et Jana võib Mikuga ühendust võtta ja öelda, et kuule, et õpetajad tahavad. Aga Classroom Screen on siis ka tasub uurida, kes annab eriti näiteks algklassides tunde. Microsoft Whiteboard muidugi, need, kellel on nutitahvlid ja näete, siin tulevad ka veel Vakelet, Miro, OpenBoard, Canva, nii et neid tahvleid, need nüüd osad on nagu seda, mida ma kasutangi interaktiivse tahvli peal, aga osad on siis sellised kohad, kuhu saab asju üles panna. Video puhul on kogu aeg esikohal olnud YouTube. See tähendab, et seal me neid videoid vaatame, see on ikkagi endiselt jäänud selliseks kõige populaarsemaks keskkonnaks, aga näete nüüd ka Canva on siin, sest ka Canvas on ju videotöötlus suurepärane ja siis tulevad kõik need ülejäänud väiksemad tegijad. Ja kui ma nüüd natukene vaatasin, et mis selle YouTube'i uudised on, et kuidas seal see asi areneb, siis tegelikult räägitakse ka sellest, et tehisintellekti abil loodud videod vallutavad ka YouTube'i. Ja ma panin siia ühe lingi, et pärast te saate selle esitluse, kus te näetegi, et kõik need beebi ja koer ja nii edasi, et juba YouTube töötleb salaja kasutajate videoid abil, on selline artikkel ja proovib siis seda oma kvaliteeti tõsta, et seesama asi, mida me esitluste puhul rääkisime, et tegelikult on hästi oluline see, et see autor olen mina, eks ole, sest AI suudab genereerida tohutult palju. Siin vahepeal on nüüd ka mõned küsimused olid nagu progetiigri valdkonnast, et 3D modelleerimisel kõige populaarsem on Tinkercad, aga näete, vastajaid on vähe. Programmeerimiskeskkondadest on kõige populaarsem Scratch, aga jällegi vastajaid on vähe, siis on Code.org ja Scratch Junior ja siis robootika puhul Bebot. Bebot on läbi aegade ikkagi olnud kõige populaarsem, aga näete jälle, kui 2018, kui populaarsed olid robootikavahendid, siis praegu nad enam nii palju ei ole. Et see on nüüd natukene vaiksemaks jäänud, et ka nii palju rahastusi ei ole muidugi sinna läinud. Videokõne, võiks arvata, et kui nüüd koroona on läbi, et siis videokõned on maas, ei ole sugugi. Vaadake, kui palju on Zoomi, Microsoft Teamsi ja Google Meeti kasutajaid. Et tundub, et see on tööriist, mis tuli selleks, et jääda. Nii ja need on üsna võrdsed, et täna me oleme ka Zoomis, et kõik oleneb siis sellest, et mis platvormil te olete. Ja nüüd AI tööriistadest ka. Vaatame, ma juba olen paljusid teile näidanud, aga nüüd vaatame, et kes siin siis võitjad on. Et juturobotite puhul ChatGPT, Gemini tõuseb väga kiirelt järele, et kui te nüüd vaatate ka seda eelmise aasta, eks ole, vaadet, siis ta on nagu palju juba ka Microsoft Copilotist ette läinud, et päris paljud ütlesid, et ka Copilot on see. Nii et ma arvan, et need 3 tulevikus nagu omavahel mässavad, eks ole, ChatGPT, Gemini ja Microsoft Copilot ja teised tulevad siis vaikselt järele. Ja kui ma õpilaste puhul küsisin, et mida nemad kasutavad, siis näete, ega siin midagi muud ka ei ole. ChatGPT, siis kuna me koolis kasutame Gemini't, siis tuli ka Gemini ja Notebook LM ja ka Copilot ja panin siia lisaks ka see, mida nemad siis mainisid, et mida nemad veel kasutavad, et need on siis need õpilaste vahendid. See küsitlus, mis me tegime Gustav Adolfi gümnaasiumis. Õpetaja tööriistad. Et siin ma ei teagi, mis saab nendest õpetajate tööriistadest, sest et mul on tunne, et need juturobotid, ma näitasin teile ka, kuidas, eks ole, Geminiga teha mängu, et need juturobotid tegelikult võtavad selle rolli üle.
et näete ka Magic School, mis vahepeal oli väga populaarne, 28 õpetajad mainis, et tema jaoks on lemmikvahend. Napkin AI on nüüd tasuline, seal enam nii palju võimalusi ei ole. Kuripood ja siis nii edasi. Et nad arenevad küll ja kui ma selle võtsin lahti ka Magic School'i, siis seal on ka, et see kujundus on juba teine ja talle on tekkinud see Great Custom Tool, et tee ise oma tööriist. Aga kuna nagu juturobotid on toonud ka selle sinna sisse, siis siiani just nende keskkondade pluss oli see, et nad sidusid erinevaid keelemudeleid ja oli võimalik rohkem teha. Aga teie vastustest nähtub, et praegu on populaarsus langenud. Kunsti osas, et tehisintellekti kunst, joonistamised ja muud asjad. Canva, muidugi Canva, siis on Copilot, Padlet, Dalle, mis oli ju esimene ja keegi mainis nanobanaanat, näete, nanobanaana on täiesti meil siin olemas. Ja video puhul jällegi Canva video ja siis ka Notebook LM, mis teeb, eks ole, video valmis. Ja siis nende video selliseid väiksemaid keskkondi on hästi palju. Et ma panin siia ka ühe slaidi, kus on siis erinevad need AI-ga tehtud videokatsetused, need on kõik tasuta keskkondades, et kus ma saan kas foto sisse midagi elama panna või midagi liikuma panna, nii et näete ka võimalusi. Vot see viimane on nüüd siis Canvas tehtud, eks ole, mingid rebased ja asjad. Eks nad on praegu siuksed abitud, aga ma arvan, et ta läheb aina võimsamaks. Nii, aga jõuamegi selle huvitava kohani, et välja kuulutada siis Eesti õpetajate lemmiktöövahendid 2025. aastal. Ja ma usun, et te olete nüüd valmis ja vaatame, kas teil oli õigus või ei olnud õigus, aga olukord on siis selline. 2025 esimesel kohal on ChatGPT. Ja siis on huvitav see, et 2. kuni 4. kohta siis jagasid Google Drive, Google Forms ja YouTube, mis ütleme, et nad olid saanud siis võrdselt hääli. Ja kui ma vaatan siis neid, ütleme neid siis eelmiste aastatega võrreldes, siis näete, YouTube on siin on olnud meil tegelikult kunagi esikohal ka päris mitu korda, näete YouTube ja Google Forms läbi aastate. Ma jätsin siia just selle, et te näete, et kuidas need töövahendid on muutunud. Ja te mainisite ka Canvat. Teie chatis täna tuli siin välja, et Canva on kõige populaarsem ja Canva on ka tegelikult, näete, tõusuteel, nii et ta on veel üles läinud siis võrreldes, kui ta eelmisel aastal 2024 oli 7, siis nüüd ta on 5. Ja ka Google Sites, mida ma näitasin, et kuidas siis seal toimetada, on üles läinud. Zoom natukene alla, aga Microsoft Teams, Gemini ja Google Meet on siis läinud üles. Nii et minu meelest, minu jaoks see pilt nüüd väga üllatav ei olnud. Et ma arvan, et eks me jõuamegi sinna, kus need erinevad tehisintellekti tööriistad, need juturobotid hakkavad aina rohkem asju ära tegema ja võib-olla need väiksemad vahendid siis mõnes mõttes ka natukene siis kaovad pildist ära. Et praegu on see maailm põnev. Ma usun, et iga kord, kui te mõnda keskkonda sisse lähete, siis te näete, et seal on midagi uut ja põnevat juhtunud. Nii et ma soovitan ka aeg-ajalt nagu hoida näpp pulsil ja vaadata, et kas teie vahend, mida te tükk aega ei ole kasutanud, pakub teile midagi uut. Aga täna me jõudsime nende vahendite puhul tegelikult ainult nagu korra kas vaadata, nuusutada või mainida, et kindlasti läbi erinevate koolituste, läbi erinevate materjalide teil on võimalik nendega veel ka tutvuda, et ka näiteks haridustehnoloogide lehel on olemas nii töövahendid kui siis ka õppematerjalid, mida vaadata. Nii et sellega mina võtan täna kokku oma jutu, vaatan veel chati, kas teil on tekkinud küsimusi ja tänan kõiki kuulajaid, kes siis suutsid selle ralli vastu pidada, sellepärast et tõesti meil on olnud siin väga, ma ütleks, väga sisukas õhtu.